Finaalsõitudes siis stardijärjestus kujunes välja 2 eelsõidu tulemuste põhjal ja antud sõidus siis, kuigi hommikul oli siin vägagi tegija Joosep Planken, siis tema kõrvale tõusis nüüd number 10 Mark Dubnitski, kes on hooaja jooksul selle klassi valitseja olnud. Nii et Joosep Planken osaliselt troonilt sel nädalavahetusel tõugatud, tema on selle nädalavahetuse kunn siiamaani olnud, aga saab näha siis, kui ägedeks andmine läheb. Ja edasi, 17 Richard Viigisalu, 45 Roomet Pakas, 5 Eerik-Markus Jaanimets, 22 Laura Kaal, 53 Tanel Karu, 7 Meri Levula, 77 Karl-Erik Rebane ja 8 Kertu Valing. Start on antud ja välke paukstartija oli juba kadettklassis seal number 53 Tanel Karu. Nüüdki sõelus ta seal teiste vahel ja tõusis päris korralikult ettepoole. Ja Tanel Karu antud hetkel 4. startis 7. koha pealt. Ja number 17 Richard Viigisalu tõrjutud 5. Nüüd läheb kiirendusvõitluseks Tanel Karuga. Karul on eelis, temal on kurv paremale, ise on ka paremal pool kurvi suhtes ja läbi sealt ta tuli esimesena, aga nüüd Richard Viigisalu pistab nina vahele. Tanel Karu ei lase sellest ennast segada ja hoiab seda 4. positsiooni. Tõsi, see puselemine ja pusklemine on seal jätnud nüüd distantsiliselt maha esikolmikust ja liidriks on tõusnud number 47 Joosep Planken. Teine Mark Dubnitski, 3. Roomet Pakas. Ja Richard Viigisalu läheb nüüd möödasõidule 4. koha pärast. Põrkuvad seal kergelt, 3 rivistuvad üles. Kiirendusvõistluse võidab hoopiski Eerik-Markus Jaanimets, number 5. Ja tõuseb 4. Nüüd jääb ilusasti sellele kõvakattega teeosale. Järgmine kurv on paremale, Jaanimets nii enesekindlalt läheb seal ideaaltrajektoori mööda. Richard Viigisalu küll tuli nagu peaaegu Takuma Sato seal inimtorpeedona, aga õnneks kellelegi pihta ei saanud, sihik oli paigast ära. Nüüd Richard Viigisalu pidulikult saadetakse peaaegu, et põllumajandustöid tegema, tuleb siiski tagasi sealt rajale ja on pudelenud nüüd veel paar kohta. Aga esikoha pärast käib äge heitlus, number 47, number 10 Joosep Planken, number 10 omakorda Mark Dubnitski. Ja Dubnitski tihedalt liidri kannul, sõitnud värskelt kiirema ringi, 2 ringi on läbitud, 13 ringi on veel sõita. Vaatab Planken selja taha, kus pool see Dubnitski nüüd küll olla võiks. Igal pool on Dubnitski tema selja taga. Ja siis 3. seal, hoolimata esimese 2 võitlusest, on natukene maha jäänud siis Roomet Pakas. 1,3 sekundi kaugusel oli ta ajavõtujoonel. 3. ring hakkab lõppema. 12 jääb veel sõita. Siis on esimese 3-ga pikk vahe ja tuleb 4. kohal uhkes üksinduses number 5 Eerik-Markus Jaanimets. Ja Jaanimetsa selja taga käib kolmiku vahel, äge heitlus seal, välke paukstarti ja Tanel Karu number 53 kaardil. Ja siis nagu vihane erilane seal number 17 Richard Viigisalu ja tubli Soome tüdruk number 7 Meri Levula. Meri Levula 6. kohal antud hetkel, murrab selle nädalavahetuse traditsiooni. Ei ole 7. 7 on hoopiski Laura Kaal, number 22. Aga nüüd on Joosep Planken natukene suutnud edumaad suurendada Mark Dubnitskiga. Ja põhjus väga lihtne, sõidab võistluste kiirema ringi, kus juures Dubnitski teeb oma kiirema ringi ja on ainult 1/1000 jagu aeglasem, aga nüüd käib turvaalal natukene väljas, seal rehvid said mustaks, tempolangus tuli ja käriseb see vahe veelgi Joosep Plankeni kasuks. Sõita jääb 11 ringi. 3. kohal siis Roomet Pakas ja siin nüüd Tanel Karu võitleb Meri Levulaga või pigem siis Levula Tanel Karuga. Ja taga on tulemas ka kohe number 22 Laura Kaal. Nüüd Levulal on eelis, aga pidurdab, võtab viisakalt uuesti järjekorda. No ütleme sellise liiga hea koduse kasvatusega on Meri Levula, võidusõidus päris nii ei saa. Natukene jõhkram, agressiivsem oleks seal pidanud olema enda eest võitlema, aga läks nii nagu läks. Ja nüüd vaatab tagasi Joosep Planken, kus kohas on siis konkurent. Konkurent on piisavast kauguses ja seal teeb nüüd oma kujundeid. Oi, põrkavad külgepidi seal kokku nüüd Karu ja Levi Merula. Meri Levula loomulikult. Ja tänu sellele kokkupõrkele sai nüüd Laura Kaal positsiooni parandatud, nii et Meri Levulal tempo langes, käis korra muru peal ka seal
külgepidi käisid koos Tanel Karuga. Eks kohtunikel on nüüd üksjagu siin tegemist, et pilti ette saada, kes on süüdi, kes on süütu. Aga üks on selge, et esikolmikus mingisuguseid füüsilisi kontakte lähitulevikus ette näha ei ole. Joosep Blanken, liider, sõitis taas kiirema ringi. 42,648, keskmine kiirus 68,8 kilomeetrit tunnis. Sõidetud on 6 ringi, 7 käib ja sõita jääb veel 8,5 ringi. Ja Meri Levula võtab koha tagasi Laura Kaalult ja Laura Kaalu selja taga nüüd siis, kes siin vahepeal põllu peal käis, oli Richard Viigisalu ja Richard Viigisalu ringiga maas siis. Nii et nii kaua võttis tal aega see rajale tagasi tuleks, et esimesest kurvist. Ja siin Tanel Karu, Meri Levula 53,7, siis Laura Kaal number 22 ja Richard Viigisalu number 17 sõidab Kaalust mööda. Richard Viigisalu ja Laura Kaal tahab uuesti koha tagasi võtta ja võtabki. Tuleb aga liider Joosep Blanken number 47 järjekordselt ringilt. 8 ring lõpeb, 7 jääb veel sõita. Mark Dubnitski on tast maha jäänud juba 1,5 sekundit. Iga ringiga vaikselt libiseb Joosep Blanken eest ära. Äsjagi oli ta natukene üle 10 kiirem kui tema jälitaja Mark Dubnitski. 3. kindlalt number 45 Romet Pakas. Sama kindlalt 4. Eerik Markus Jaanimets. Ja siis tuleb see kamp tihedalt koos, kus paraku number 17 Richard Viigisalu on teistest ringiga maas. Kaks tüdrukut omavahel, number 7 Meri Levula ees ja 22 Laura Kaal järel ja kas Laura Kaal nüüd paneb ennast maksma, ei pannud antud juhul. Lõikas ka kergelt ette seal Meri Levula enne kurvi sisse keeramist. Kaitses oma positsiooni siis Soome tüdruk. Liidritel läbitud 9 ringi. 6 ringi jääb veel sõita. Ja kõige põnevam antud hetkel ongi siin tagapool otsas. Meri Levula versus Laura Kaal ja siis ka Richard Viigisalu, kes nii-öelda ringi tagasi tahab võita. Aga sellest tüdrukute tandemist on nüüd ennast lahti rebinud number 53 Tanel Karu. Vahe tüdrukutega viimati oli ajavõtujoonel ligi sekund. 10 ringi on sõidetud. Jääb veel 5. Ja jätkuvalt Blanken Dubnitskist kiirem, nüüd on vahe juba peaaegu 1,7 sekundit. Iga ringiga mõni sajandik või kümnendiku jagu on Blanken eest ära libisenud. Ja Meri Levula ja Laura Kaal kõrvuti siin, Levula number 7, Laura Kaal number 22 ja siis segab seal vahepeal veel kaarte number 17, Richard Viigisalu. 11 ringi läbitud liidril Joosep Blankenil, ka Dubnitskil number 10. Ja nüüd tuleb 3. Romet Pakas number 45. Pakas liidritest maas juba 6,5 sekundit. Siis 5. kohal, 4. kohal muidugi number 5 Eerik Markus Jaanimets. Ja 5., 6., 7. koht siin nüüd Meri Levula on kinni püüdnud uuesti. Tanel Karu number 53. Levula tuules siis ring maas sõitev number 17 Richard Viigisalu. No nüüd Meri Levula proovib siin möödasõitu, aga Tanel Karu sõidab lihtsalt mööda ideaaltrajektoori. Ei huvita teda absoluutselt see, kas kedagi tuleb tagant või ei tule, tal on oma asi ajada. Ja eks ta õige ongi. Liidrid läbinud 12 ringi, 3 jääb veel. 3 viimast ringi ootab ees. Ja Meri Levula jälle siin viimasesse kurvi lähenedes peaaegu saab juba kõrvale, aga kergelt pidurdas. Lasi Tanel Karu ette ja Richard Viigisalu nüüd omakorda tahab positsiooni parandada, saab Meri Levulast mööda. Ja see tähendab seda, et Levula seal positsiooni pärast väga nüüd võidelda ei saa.
käib korra rajapervelgi ja Laura Kaal nüüd saab peaaegu et Soome tüdrukule kõrvale. Samal ajal liidrid läinud eelviimasele ringile, 2 ringi jääb veel sõita. Planken edu, Dubnitski ees on nüüd juba üle 2 sekundi. Number 47 Joosep Planken on siis liider, number 10 Mart Dubnitski teine, number 45 Romet Pakas kolmas, 4. number 5 Erik-Markus Jaanimets. Ja siit tuleb see tihe punt jälle. 53, 17, 7 ja 22. Kahjuks ei ole nad kõik ühel ringil, Richard Viigisalu ringiga maas. Number 53 siis Tanel Karu 5, number 7 Meri Levula 6, 7, number 22 Laura Kaal ja Richard Viigisalu 10. Ja viimasele ringile on läinud liidrid Joosep Planken ja Mart Dubnitski. Läheb ka Romet Pakas, number 45. Tanel Karu hoiab oma positsiooni, nüüd jälle Meri Levulal tundub, et on võimalus siin, aga samas ei ole ka. Ja läheb siis seegi nelik nüüd viimasele ringile. Samal ajal eelviimasest kurvist ruleerib välja oma kaardi number 47 Joosep Planken. Stardib finiši sirgel, finišilipp lehvib ja võitja on finišis Joosep Planken, number 47, teine, number 10, Mart Dubnitski. Ja kolmandana finišis kindlasti ka väga rahul, number 45, Romet Pakas. Siis tuleb Kertu Valing. 4. Erik-Markus Jaanimets, number 5 kaardil. Ja siis sellest nelikust nüüd selguvad järgmised 3 kohta. Ja number 53, Tanel Karu on see, kes on 5, 6, Meri Levula number 7, 7, number 22, Laura Kaal, 8 kõigi eelistu kohaselt number 77, Karl-Erik Rebane, 9 siis number 8, Kertu Valing ja 10, number 17, Richard Viigisalu. Kiirem ring Joosep Plankeni nimele 42,538.